Tere hommikust siis kõigile, kell on 10 saanud ja vaikselt koguneme, kes on veel seal eesruumis, nii et saame meie täna siis 5. innovatsioonikonverentsiga peale hakata. Et tervitame ka kõiki teid, kes te olete siniste ekraanidega üle kogu Eesti ja usutavasti ka kaugemalt. Korteriühistud on lähikümnendil olnud läbi renoveerimistegevuse tegelikult väga tugeva innovatsiooni kandjad. Kõik need muutused, mida ühel keskmisel korteriühistu esimehel on tulnud läbi elada, et oma majas renoveerimine läbi viia, järjest kaasaegsemaid lahendusi kasutusele võtta, see on tegelikult imetlusväärne, kus Eesti korteriühistud on suutnud kohaneda tegelikult sellise väga kiire tehnilise lahenduste arenguga. Natuke sellest ka täna räägime, aga täiesti sellise levima innovatsioonimudelina on täna turule aktiivsemalt tõusmas ka mahupõhine ehk naabruskonnapõhine renoveerimine või kogukonnapõhine, kuidas me seda nimetame, et siis 2 maja, 3 maja, 4, 5, 6 naabruskonnas asuvad majade rühmad hakkavad koos renoveerimist läbi viima. Erinevaid näited on neid üle Eesti olemas. Et ma teen sissejuhatuseks väikse sissejuhatuse sellest, kuidas siis Korteriühistute Liidu vaates nii-öelda renoveerimine on kulgenud avatud vaatena, ehk mis meile siis liiduna silma nagu paistab. Ehk tegelikult sõltumata päris keerulistest majandusoludest on ju meil ühest kriisist kriisi oleme liikunud siin viimasel 5 aastal kindlasti, on korteriühistutel investeerimisjulgus olemas. Ja vaadates ka kas või hindade tõusu, kas või ühe maja renoveerimismahtu, mis täna ulatub ikkagi juba miljonitesse eurodesse, siis siiski ühistutel investeerimisjulgus on olemas, seda soodustab muidugi ka kohaliku omavalitsuse ja riiklikud tugisüsteemid ja kõikides viimastes foorudes on ikkagi huvi olnud suurem kui seda riiklikku toetust või ka kohaliku omavalitsuse toetust. Me oleme täna siin Tallinnas, saame rääkida eriti suuremate omavalitsuste Tallinna ja Tartu ikkagi väga tõsisest toetusest korteriühistutele. Et siis ühistud on aktiivsed, nad julgevad investeerida, vaatame ka kas või ruutmeetri hinda, palju korteriühistu renoveerimise ruutmeeter on kasvanud siin kuskil 300 ruudult, täna sinna läheneb juba 800 ja isegi ülespoole. Nii et investeerimisjulgus on korteriühistutel olemas. Ja tegelikult on korteriühistud olnud ka innovatsiooni eestvedajad. Liiduna leiame, et võib-olla meil on isegi sellist 2 tüüpi innovatsiooni. Üks kindlasti on tehaseline renoveerimine, mis viimase nii-öelda 2-3 aastaga siin KredExi poolt eesveetud pilootprojektiga on ennast näidanud erinevates Eesti linnades, kuidas on võimalik kiiresti, efektiivselt ja küll väikeste õppetundidega, aga siiski ka võrreldava hinnaga täna tava- või platsi renoveerimisega korteriühistuid kiiremini renoveerida ja soojustada. Nii et üks kindlasti innovatsioon on tehaseline renoveerimine, millest ka täna lühidalt räägime. Aga tihti selle riigi ja kohaliku omavalitsuse toe kõrval jäetakse nagu märkimata või ei räägita väga kõva häälega sellest, et tegelikult renoveerimine algab majast seest. Et see on päris selline suur protsess, mis küpseb tegelikult aastaid, mõnede majade puhul isegi 5-7, kui nagu kiirendatud korrad, siis 1-2 aastat, ja ta peab maja sees tekkima, seda ei saa nagu isegi selliste väga atraktiivsete kampaaniatega tihti esile kutsuda,
kui maja on valmis, siis ta läheb renoveerimisele, ehk tegelikult maja sees otsustavad ikkagi inimesed, korteriomanikud, kas me teeme oma kodud korda või ei tee. Ja sealjuures on see eestvedamine ikka ülioluline. Et sõltub väga palju korteriühistu juhist, sellest juhatusest, kes eest veab, kes näeb, et nii enam ei saa, et kas siis võtab eeskuju naabruskonnast, et naabermajad tekivad korda, kuidas me nii siin edasi elame, või siis teinekord on selleks emotsioonis ka tegelikult meie koridori väljanägemine või meie soojussõlmede või maja tehniline olukord. Ja siinjuures kohaliku omavalitsuse selline tugi on ülioluline. Et nagu ma ütlesin, et Eestis suuremad linnad, Tallinn ja Tartu väga selgelt toetavad ühistuid, väga selgelt on näoga ühistute poole. Ei saa öelda, et teised omavalitsused ei ole, aga kahe suurema omavalitsuse taga on ka suurem materiaalne toetus, erinevad tugiprogrammid, nii et tõenäoliselt kuuleme nendest ka täna lähemalt. Aga ka teistel omavalitsustel on väiksem tugi olemas, aga finantsiliselt panustavad ikka peamiselt meie kaks suuremat linna, Tallinn, Tartu, vähemal määral Pärnu, siin Saaremaa, võib-olla Võru, mõned teised väiksemad veel. Aga võtmeisikud on ikkagi hoolimata tugisüsteemidest korteriühistud ise ja korteriühistu juhid. Et mida me näeme, et võib-olla seoses renoveerimisprotsesside muutumisega keerulisemaks ja tehnilisemaks on hästi palju abilisi tekkinud ümber, et on tehnilised konsultandid, siis on eelnõustamised, tugisüsteemid on hästi tugevad, aga just ühistjuht peab see olema, kes selle läheb rahva ette, ütleb, et teeme ära, hakkame renoveerima, siin on analüüs, teeme selle lahenduse, teeme teise lahenduse, võtame tehalise, võtame nii-öelda naabermajad kokku, teeme seda koos naabrusmajaga, nii et me ei tohi selles protsessis unustada eestvedajaid, et ühistute juhte, kes tegelikult selle protsessi käima panevad, ehk tekitavad maja sees selle renoveerimistahte. Et meil on siin saalis ka mitmeid kogemustega ühistujuhte, kes on selle protsessi läbi teinud omal nahal ja tunnetavad, et kui sa ise eest ei vea, siis protsessid ei liigu. Ja nagu ma ütlesin, ettevalmistus võtab aega, 1,5–2,5 aastat ja tegelikult mõni maja küpseb siin isegi 5 või 7 aastat rohkem. Ja alati on majas ka keegi vastu, nii et selge sõnum täna, et hoolimata abi- ja tugiprogrammidest peab ka ühistjuht ise olema teadlik, vastupidav, sest see protsess nõuab vastupidavist, alati on keegi vastu, alati keegi ütleb alguses halvasti, milleks me teeme, kas seda on vaja, kas see on nii kallis ja ühistujuhil on just see eestvedamise vastutus, et sa võtad selle protsessi ette ja viita lõpuni ja tegelikult pärast on hea tunne. Ma siin vaatan Põltsamaa prouasid, kes siin on terve linna praktiliselt korda teinud ja alguses oli ikkagi raske, aga täna on sul terve kvartal selja taga ja ka üks naabruskonna väga hea näide, kus ikkagi valdavalt on ikkagi elanikkonnast eakad pensionärid ja tegelikult Põltsamaa paikneb Eesti keskel, ei ole võib-olla kõige kõrgema töövõivega koht, nii et täiesti hea näide sellest, kuidas eestvedamine ja ka vastutus oma kodukoha kodukoha arengu eest on oluline. Aga täna me räägime naabruskonnapõhisest renoveerimisest ja miks just see fookus, sest kui me vaatame ka KredExi viimast vooru, EIS-KredExi viimast vooru, siis me nägime, et muidugi Virumaal, kus mina pärit olen, oli see huvi ikkagi ääretult kõrge ja väga paljud ühistud jäid ka sinna nii-öelda seatud regionaalsete limiitide ukse taha. Aga tegelikult, mis oli päris huvitav, et järgmisena täitus tegelikult naabruskonnapõhine renoveerimine, ehk 2 maja ja rohkem. Et mis siis selle põhjus on? Et miks selline nii-öelda naabrite lähesusepõhine renoveerimine on siis populaarseks osutunud ja seda me siis tänase innovatsioonikonverentsi käigus ka uurime. Võtavad sõna meil Elva ja Tallinna Soft Academy projekti osalised ja mis teeb selle nii-öelda koos renoveerimise huvitavaks korteriühistute jaoks.
Mis eelised sellest võib tuua, kuna Rakveres, kus mina tulen, me käivitasime Seminari tänava nii-öelda kvartal või naabruskonna põhise renoveerimise peaaegu 10-15 aastat tagasi, esimesed kogemused, praktikad on olemas. Selle eelised on see koos tegutsemise sünergiad. Üks maa saab korda, teine kõrval nii-öelda naabrist parem efekt ja miks mina siis pean elama sellistes vanades tingimustes, kui naaber elab nagu normaalsemates. Nii et sellise koos tegutsemise sünergia tekib, siis on ka koos tegutsemise saavutatav hinnavõit, kindlasti materjalides. Materjali pealt saab kindlasti hinnavõitu, töövõtus mitte nii palju, sest iga maja on eriline, igasse majasse peab eraldi lähenema, kuigi nad võivad sarnased projektid olla, aga majadel on erinev ehituskvaliteet, erinev paiknemine ilmakaarte suhtes, nii et seal see töövõtt võib-olla ei ole niivõrd soodne, aga kindlasti koos tegutsemisel saavutab hinnavõidu nii materjalist kui ka töövõtus. Siis tegelikult ka kogu piirkonna elukvaliteedi tõus, kui sa teed terve kvartali korda, 2-3 maja korda, siis sa tihti pöörad tähelepanu ka, kuidas see ruum meie majade vahel välja näeb, ehk see võimaldab lahendada ka koos majade renoveerimisega majade vahelise ruumi ja siin tulevad kindlasti omavalitsused appi. Sest tihti see maa kuulub omavalitsustele, linnadele, valdadele ja kui majad juba on aktiivsed, tegelikult majad on ka päris aktiivsed kogukonna esindajad, kes saavad ka mõjutada omavalitsusest, tegelikult majades valimised lähenevad, elavad ka valijad, on ju, ja kui meie teeme oma maja korda panustades tegelikult ise enamus rahast, seda unustatakse ütlemata, et kui riik toetab 30-70-80% Ida-Virumaal, siis 70 kuni valdavad 50% panevad inimesed oma raha. Inimesed võtavad pangast laenu, teevad oma maja korda ja neil on täiesti nii-öelda õigustatud ootus, et ka koostöös linnaga lahendada ära siis see majade vaheline ruum. Ehk siis ma sellest väga pikalt ei räägi, kuna konverentsil sellest räägitakse täna ka pikemalt järgnevate ettekannetega, aga tõin siia välja 3 naabruskonnapõhist renoveerimise näited Eestist, mis võib-olla väärivad märkimist, ehk siis eelkõige muidugi Rakvere kogemus, kus meil juba 15 aastat on selline Seminari tänava kvartal renoveerimise kogemus olemas ja selle näitega, et see on üks vähesed, mis ka täna on valmis, ehk nii-öelda kui me sellisest pildist alustasime, nii et selle nii-öelda Rakvere nii-öelda elamurajooni või Rakvere Mustamäe või Õismäe kohta, kui nii või nimetada, tekkis siis meil sellist 6-7 eri tüüpi maja, mis siis üks teise järel, väiksemad majad algselt, suuremad majad järgi ja tegelikult 10-15 aastaga on kogu kvartal renoveeritud, ehk see naabruskonnapõhise nii-öelda dominoefekt täiesti toimib, nii et majad on tänaseks ilusti korras ja renoveeritud ja viimased majad siis said oma uued katted selga paar aastat tagasi. Järgmine linn, millest räägime, on Elva, Lõuna-Eestis väiksem omavalitsus. Elva inimesed ka täna räägivad lähemalt sellest, kuidas nad tegelikult kogukonnapõhiselt tegutsevad seal nooruse kvartalis, on koos linnaarhitektiga välja töötanud sellise tervikliku metoodika, kuidas Nooruse tänava korterelamute siis just seda majade vahelist ruumi lahendada. Et ma ei hakka siin pikemalt ette rääkima, aga kindlasti Elva inimesed sellest täna räägivad ka pikemalt. Seal on tõesti ära planeeritud siis erinevate hoonetega linnaosa ja hooned ise on ka, majad on siis erineval tasandil renoveeritud, mõned on siin 2015-2016, mõned on veel renoveerimata, nii et see nii-öelda majade renoveerimistase on ebaühtlane, aga tänu omavalitsuse toele ja seosele on siis siin perspektiiv väga suur tulevikus. Ja muidugi täna me räägime Tallinnast, leidsin siia ilusa, ma võtsin kõik puhka Eesti pildid, vaata, et siukest algustada oleks siukest ilusad pildid, mis on peamiselt küll vanalinn, aga meil on ka teistsugune Tallinn Mustamäe näol ja täna me räägime ka peamiselt siin Soft Academy projektist, kus siis nii-öelda Mustamäe ühed vanemad majad sama põhimõttega neljakesi koos kvartaalselt
koos siis arhitektide ja tegelikult Tallinna puhul ka linna eestvedamisel soovivad oma fassaadid korda saada ja läbi selle kvartalrenoveerimisega tegelikult tekitada endale innovatsiooni. Ma saan plaan on seal liftid ja rõdud ja kogu see nii-öelda hoonete vaheline ruum arhitektuurselt ära lahendada, aga ka sellest täna räägitakse pikemalt, nii et ma ei hakka peatuma. Ja on põnev see, et on kaasatud siia ka arhitektid ja just selle Euroopa uue Bauhausi põhimõtted, see on tegelikult väga selline huvitav nii-öelda kunstiline arhitektuuriline vaidlus, et kas see nii-öelda fresko seal nii-öelda 60ndate alguse seina peal on siis nagu kunstiväärtus ja kuidas seda säilitada, aga jätame selle arhitektide lahendused. Mida me ootame siis ühistutena, ootame tugevat partnerlust riigi ja omavalitsustega, see on meil täna julgeme öelda olemas, ootame stabiilset ja järjepidevust riiklikest toetusmeetmetest, see on olnud väga selline turbulentne nii-öelda tegevus teatud põhjustel ja tahame rõhutada seda, et tegelikult iga toetuseuro, mis nii-öelda loob paremat linnaruumi ja nii-öelda paremat elukeskkonda majades, tegelikult toob ka riigikassasse raha. See tekitab elavdab kohalikku majandust, tekitab kohalikke töökohti, sest reeglina need ettevõtted, kes renoveerivad ehitussektor, on keskmised väiksema suurusega ettevõtted, tegutsevad reeglina piirkonniti, Põhja-Eestis on omad ehitajad, Lõuna-Eestis omad, Tallinnas omad, nii et ta tekitab sellist väga tugevat majanduslikku hooba maksutulu näol ja siin on ka välja arvutatud Tallinna Tehnikaülikooli teadlaste poolt, et iga euro, mis läheb renoveerimisse isegi 30% toetusega, toob sama raha või nii-öelda kordades selle tagasi ja me saame siis elaniku rahulolu ja kaasaegsema linnaruumi sinna juurde. Aga millest ma alustasin, mida me tahame rääkida, me tahaksime väärtustada just juhtide väärtustamist selles protsessis. Täna neid abilisi on hästi palju ja see on hea, sest mida rohkem meil on tarku nõuandjad, seda lihtsam on meil seda teha, aga see eestvedamine on ääretult oluline. Nii, lühidalt, palju meil on veel aega, vaatasime, et siin kiirelt, mis meid siis Euroopas ees ootab, et eluaseme teemad on muutunud fookusesse, Euroopa Parlament on moodustanud endale erikomisjoni, kes tegeleb taskukohase eluaseme plaaniga Euroopas ja oli ka au ise seal Euroopa Parlamendis seal komisjoni istungil osaleda, töötatakse tõesti sellise taskukohase eluaseme plaani alusel ja selle raames on siis lähiaastatel oodata Euroopa Liidu liikmesriikidesse erinevaid investeeringu- ja finantstoetusi, on meil olemas esimest korda Euroopa Liidu ajaloos ka eluaseme energiavolinik, varem pole eluaseme volinik olnud, nii et kui mul juhtus võimalus siis Housing Europe'i Euroopa suurima elamuorganisatsiooni juhatuse liikmena ka osaleda sellel komisjoni koosolekul, siis tegelikult ma vaatan, et saalis on olemas mees, kes juba uuel volinikul nööbist kinni võttis ja ta Tallinnasse tõi. Nii et meie siin alles mõtleme ja arutleme, mida võiks teha, aga linnapea on juba toonud voliniku Eestisse ja näidanud meie Soft Academy projekti. Nii et aga sellest juba räägib linnapea ise nagu lähemalt ja kes ongi meie järgmine liikumine. Aga enne seda tuleb meil reklaamipaus, et kuigi ma vaatan, siin on väga paljud on meie liikmed, siin siis mul on 2 slaidi veel. Tulge korterisliidu liikmeks, tugev õlgõla tunne, kooskäimine, professionaalne istumine, aktuaalne nõu ja info, kasulik, vajalik, huvitav, 3 põhimõtted, kõik, kes saalis võivad kinnitada. Nii et liituge liiduga ja mina omalt poolt tänan ja kuna ma olen ka moderaator ise, siis ma juhatan sisse meie Tallinna linnapea Jevgeni Ossinovski, kes räägib meile siis Tallinna tegevustest ja ambitsioonist seoses renoveerimisega. Nii et need, kes meid kuulavad ka ekraanide taga üle Eesti, nii et olge valmis, kohe siis on teie ees Jevgeni Ossinovski, Tallinna linnapea.